Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas teha kindlaks, milline juhe on selles karbis ühendatud selle teise karbiga. Meil on siin olukord, kus elektrik on nii-öelda juhtmed sassi ajanud, sest ehkki kõik need juhtmed siin lähevad mööda seda jämedat kaablit teise karpi, ei lähe siit alati näiteks pruun juhe pruuni juhtmesse. Kokku on juhtmed 16 tükki, igat värvi on 4 tükki ning need on omavahel täiesti juhuslikult ühendatud. Seega on meil vaja leida viis, kuidas kindlaks teha, milline juhe läheb millisesse juhtmesse teises karbis. Olukorra teeb tegelikult keerulisemaks see, et need karbid on üksteisest väga kaugel, ehk siis ma ei saa kahte juhet omavahel lähestikku viia. Samamoodi nagu see oli saates ka võistlejatel. Seega ma saan askeldada korraga ainult ühe karbi kallal. Selleks, et saada teada, kas juhe on ühendatud või mitte, saame kasutada kontrolllampi ning patareisid. Kui me ühendame selle lambi patareidega, hakkab lamp põlema. See on ju täiesti ootuspärane käitumine. Kuid, kui me võtame selle vooluringi üheks osaks neid juhtmed, mis siin on, siis korrektse ühenduse korral hakkab lamp põlema. Kui aga ühendust ei ole, jääb lamp kustu. Kuid, kui me saame ligi ainult ühele karbile, siis saame me teha niimoodi. Ühendame näiteks patarei pluss klemmi krokodilliklambriga ning paneme selle ühe juhtme külge. Näiteks selle punase külge. Patarei miinuse ühendame samamoodi krokodilli juhtme abil, kuid paneme selle teise otsa lambi külge. Ja nüüd, kui see vooluring ühendada ära sedasi, et see punane juhe jõuab kuidagi lambi teisele klemmile, läheb lamp põlema, aga me võime nüüd kasutada neid samu juhtmeid, mis siin on selleks, et see vooluring lõpule viia. Ma võin ühendada järgmise krokodilli juhtme abil lambi teise klemmi mõne suvalise juhtmega siin pundis. Näiteks võtame selle kollase juhtme. Ja sellise vooluringi korral hakkab lamp põlema siis, kui need kollane ja punane juhe on omavahel kokku ühendatud. Nüüd tuleks siis minna teise karbi juurde ja hakata siin proovima, milliseid juhtmed peaks omavahel kokku ühendama. Kuid siin peitubki selle ülesande väljakutse. Juhtmed on 16 ning paare on siin võimalik tekitada 256 erinevat. Seega ma peaksin väga kaua katsetama, et leida üles, milline juhe tuleb millisega ühendada selleks, et sealpool lamp süttiks. Ja see võtaks väga kaua aega. Lisaks ei saa ma teada, kumb juhe on kumb. Ma saan lihtsalt teada, et jah, näiteks siit see pruun ja must juhe lähevad teisel pool üle selleks punaseks ja kollaseks juhtmeks, aga kumb on nüüd kumb, see jääb ikkagi saladuseks. Seega tuleb siin rakendada veidi kavalusi. Selle ülesande edukal lahendamisel on märksõnaks binaarotsing. Ehk siis me hakkame jagama neid punte kaheks. Teeme kõigepealt selle teise karbi pundi pooleks, üsna juhuslikult. Siia jäi 8 juhet ning teisele poole jäi ka 8 juhet. Märgime ühe pundi kleeppindiga ära. Ning nüüd teeme nii. Ma ühendan kõik need juhtmed omavahel kokku. Kuna siin elektrit sees ei ole, siis võib seda rahulikult näppudega teha. Et seda ühendust oleks lihtsam teha, panen siia veel krokodilliklambri peale. Seega, meil on nüüd 8 juhet, mis on omavahel kõik ühendatud. Lamp on siit veel kustus. Võin aga nüüd hakata otsima, kas ma leian siit mõne paari, mille lambiga ühendamisel hakkaks ilusti põlema. Võtan näiteks ühe klemmi siit lahti ja puudutan selle ühe klemmiga suvalisi teisi juhtmeid. Näen, et see lamp ei sütti. Tõstan selle punase juhtme ümber. Panen selle mõne muu juhtme külge ning hakkan uuesti otsima. Kahjuks ei jää midagi. Proovime veel. Nii, lõpuks süttis lamp. Praegu on vooluring suletud niimoodi, et vool läheb patareist siia pruuni juhtmesse, teise karpi ning teises karbis on tänu sellele suurele puntrale siin see juhe ühendatud siit välja tuleva kollase juhtmega. Ehk siis see pruun ja kollane juhe, mis siin on, lähevad järgmises karbis sellesse 8 punti. Kuid siin peab olema veel 6 juhet, mis sellesse punti lähevad. Jätan need juhtmed kätte ning hakkan otsima, millised juhtmed veel ühendust annavad. See juhe sobib. See juhe sobib. See juhe sobib.
see kollane samuti. see sinine juhe on teisel pool pundis. ning ka see pruun juhe sobib. Nüüd on mul siin ühes käes 8 juhet. Need on kõik hetkel omavahel elektriliselt ühenduses, sest need 8 juhet lähevad sellesse 8 punti. Eraldada neid siit veidi, et seda pundart korda teha. Ning tähistame ka selle kimbu kleeplindiga. Nüüd on leitud, et see kimp läheb siia kimpu. Ja samamoodi saaks nüüd ka selle teise kimbuga ette võtta ning siis kimpusid pooleks jagada ja nii edasi. Kuid selles ülesandes on kõige keerulisem just nimelt selle esimese juhtme leidmine. 16 juhtmega tekib võimalikke paare 256. Kui meil on nüüd 15 juhet, on paari juba ainult 225. Iga korraga jääb neid järjest vähemaks. Seega võime võtta nüüd seda 8 punti siin kui ühte juhet, mis on meil kindlasti teada. Ning ma ühendan sellega ära aku pluss klemmi. Ma võin selle panna ükskõik millise juhtme külge siit. Ja nüüd on meil olukord, kus patareiploki pluss klemm on ühendatud kõigi nende 8 juhtmega siin. Nüüd teen niimoodi. Selle krokodili juhtme teise otsa panen ühe suvalise juhtme otsa. Siin pole mõtet valida, sest ma niikuinii tea, mis kuhu läheb. Nüüd on ka see sinine juhtme ots patareiga ühendatud. Ja kui hakata nüüd teisel pool lambiga ühendatud juhtmega neid juhtmed läbi proovima, siis ühe juhtmega ühendamisel läheb lamp põlema. Nüüd me teame täiesti kindlalt, et see kollane juhe läheb läbi selle kimbu ning on teisel pool ühendatud selle sinise juhtmega, sest lamp läks põlema ja see näitab meile vooluringi olemasolu. Nüüd võime selle juhtme ära ühendada, sest on teada, et see juhe on ühendatud selle juhtmega. Et vastust esitada, tuleb vajutada siin klemm alla, torgata juhe sisse ning lasta klemm lahti ja juhe on kinni. Teisel pool tuleb see juhe ühendada täpselt samas asukohas olevasse pessa. Esimene klemm on märgitud kleebisega ning ühendan juhtme esimesse pessa otse kleebise kõrvale. Nüüd tuleb sama metoodikat rakendada järgmiste juhtmetega. Kõigepealt ühendan siin selle krokodili juhtme järgmise suvalise juhtmega. Seejärel hakkan siit mõõtma neid lahtiseid juhtmeid. Üks neist paneb lambi tööle ning kui lamp süttib, olemegi õige juhtme üles leidnud. See on see. Järgmine vastus on ka käes. Panen selle siit teise pessa ning see juhe, mis oli siin krokodiliklambriga ühendatud, läheb sama asetusega pessa. Järel on veel 14 juhet. Nüüd kordan lihtsalt sama metoodikat selleks, et leida ära kõik nendest 8 juhtmest. Ning nüüd on jäänud sellest algselt märgistamata pundist vaid üks juhe järele. Siinpool on see kollane ning siinpool see pruun. Loogik ütleb, et need on omavahel ühendatud, kuid igaks juhuks võin selle veel järgi proovida. Ja tõepoolest, nüüd on 8 klemmi ilusti märgitud ning oleme lahendanud selle ülesande poolenisti, kuid võimalike kombinatsioonide hulk on langenud juba 64-ni ning seda teist teibit punti on selle võrra lihtsam lahendada. Kuid mul on ju 8 juhet, mis on kindlalt juba leitud. Seega võin ühe juhtmetest lahti ühendada ning võtta selle uueks kindlaks klemmiks. Ühendan nüüd patareiploki pluss klemmi selle kollase juhtmega. Teisel pool on see juhe pruuni värvi, nagu enne kindlaks tegin. Ning siia panen krokodiliklambri külge. Ja nüüd ühendan selle pundi lahti. Enam ei ole mul tarvis, et need siin omavahel ühendatud oleks. Ja ka teibi võin nüüd ära võtta. Järgnevalt ühendan selle valge juhtme teise otsa selles 8 pundis varem kokku ühendatud olnud suvalise juhtmega. Ning siitpoolt hakkan ühendama lambi teist klemmi samamoodi selle pundi juhtmetega. Tegemist on selle juhtmega. Ka siin võin nüüd teibi eemaldada ning hakkan uusi vastuseid esitama siia alumisse ritta. Alustan samamoodi enda jaoks vasakult poolt. Siinpool oli tegemist siis selle sinise juhtmega. Ühendan nüüd siit järgmise juhtme. Võtame näiteks selle pruuni. Ning siinpool olevatest vabadest juhtmetest
sobib see punane. Metoodika on täpselt sama nagu ülesande alguses, seega lahendan ülesande lõpuni ära. Ja nii saabki paika viimane uuritav juhe. Ning otse loomulikult ühendame tagasi ka selle juhtme, mis enne teiste mõõtmiseks ära võetud sai. Kõik juhtmed on nüüd ühendatud. Võtan siit laualt ära ebavajaliku kraami, ehk siis patareiploki koos nende krokodilli juhtmetega. Kuid kuidas seda ülesannet kontrollida? Selleks on meil vaja võtit. Ühendan selle võtme salajase kohtuniku pesaga, keeran salajast kohtuniku lülitit ning süttivad tuled. Kõik on rohelised, see näitab meile, et tegemist on õige vastusega. Kui mõni lampidest peaks olema punane, on see vastus kas vale või ühendamata. Kuid antud hetkel õnnestus meil kõigi juhtmete korrektne määramine ning ülesanne on 100% lahendatud. Ja täpselt nii lihtne ongi tundmatus kaablikimbus juhtmotsi märgistada.